hetkel peaksin ma olema kuskil Riias, täpsemalt Pikerniki rajal, sõitmas siis Pro2 klassis Grand Openingu, aga see jäi mul vahele puhta sellepärast, et nagu eelmisel aastalgi ma olin angiiniga, siis see aasta ma olin lihtsalt nädal aega maas, kodus, voodis. Ma olin haige, palavikku täna enam ei ole, täna olen siin tööl natukene, teen tööasju ka, aga muidu oli ikka päris karm. Jälle tahtsin sõita Grand Openingu ja jälle ei saanud, aga jätkame videoga. Täna on meil 1. mai, neljapäev. See tähendab mida? See tähendab seda, et homme juba 2.–3. mail on võistlused Raassillas, esimene etapp. Vitalik sõidab sellega street-klassi, mina sõidan sellega Pro2 klassi ja me oleme valmis liikuma hakkama. Kell on 7.15, me plaanisime tegelikult juba 5 liikuma hakata, aga läks nagu ikka. Pakkisime mõlemad autod, pakkisime mõlemad bussid ja ma arvan, et me oleme ready to go. Samal ajal nägite, et uploadin videot, ehk siis täna on 2. mail tuleb video sellest, kuidas me kiletasime Vitaliku autot. Äge protsess oli. Ma ei tea veel, mis te arvate sellest, aga ma arvan, juba varsti ma saan teada, sest homme hommikul kell 9 on video väljas. Aga hakkame liikuma Raassilla poole. Käime kuskil poes, võtame süüa juua ja läheme koha peale. Me jõudsime Viljandisse, väga positiivne. Vitalik tangib oma driftik ära ja siis me sõidame edasi. Nonii, me oleme jõudnud Raassilda. Auto on minu oma hetkel veel treila peal, Vitalik lasi enda auto alla ja nagu nägite, magamiskoht meie Sprinteris on selline. Eile onu tegi siis vineeris sukse spetsiaalse aluse, tõi madratsid, värgid, särgid ja siis isaga me saame seal väga hästi hakkama. Hetkel grillime õhtusööki, kell on meil hetkel juba 3:12, Vitalikul on homme sõidupäev. Lähme vaatame, kuidas siis Vitalik ja Vitaliku isa ja Eedik magavad. Lähme vaatame. Ma ei tea, kuidas ennast hästi näidata, aga see siin on meie isaga magamiskoht. See on meie see uus valge Sprinter. Et isa magab siin pool, mina teen endale magamiskoha sinna ja ma arvan, me saame siin väga-väga edukalt hakkama. Ideaalis homme päeval proovime sinna panna soojenduse, et kuna lagi on ikkagi metall, siis ta natukene teeb selle asja jahedamaks. Lähme vaatame ka Vitaliku juurde külla. Vitaliku bussis hetkel vaheseina ei ole ja 3 inimest mahuvad siia väga edukalt. No mahub isegi 4, aga 4. hetkel pole. Helisummutust näete siin. Ka laes veel ei ole. Kõik oopääred, põrand on juba vineeritud. Samamoodi on seal vebast, on siuke ahi. Hiljem on plaan seda toru pikendada, et ei oleks ainult siin, vaid et ta oleks nagu mitmes kohas erinevalt. Aga kuidagi selliselt see progress läheb. Et aega läheb, aga kõik siuksed asjad mõelge, kui palju inimtunde siia kulub, et kõik need asjad ära katta.
Aga meie lähme teeme nüüd süüa edasi, sööme ja valmistume homseks. Issand, kui ere, et see tuli enne. Seega näeme, ma arvan juba homme, täna aitab. Lisaks Perry Paradise andis meile maasikaid kaasa. Meil on 2 kasti maasikaid, umbes paar kilo. Aitäh, Perry Paradise. Täna on meil 2. mai juba kellaajaliselt. Kell on 3:01, õues on 3 kraadi. Ja mida me näeme? Siin on jää. Jää. Mina ei kujuta ette, kuidas see auto peaks käivituma, kuna me teame, et etanool ei harrasta külma ilma. Vitaliku auto on seal täpselt samamoodi täiesti jääs. Aga mis seal ikka, jätame auto treila peale ja paneme telgi kinni ja lähme magama. Meil on kätte jõudnud reede hommik ja tule välja, et ma lasin täna video välja, kui ma pidin homme. Kuupäevad täitsa sassi, ma olin kindel, teil oli reede. Aga Vitalik valmistub minna tehnilisse komisjoni. Meie puhkame täna ja vaatame, kuidas, mis läheb. Vaatame, kus Vitalik saab tehnilisest läbi või mitte. Kõik selgub, ma arvan, kohe-kohe nüüd.
hetkel siin õues, päike, suveilm on. Jope on küll kinni, teeme natukene lahti. Palju ei tohi teha, ei natukene haigeks. Aga suvi tähendab mida? Mootorrattaga sõitmise aeg. Ja kui sinul ei ole veel juhilube, siis Start Autokool aitab sind. Mina tegin eelmise aasta suvel, tegin väga kiirelt, väga ägedad õpetajad olid, väga sujuvalt läks kõik ja eksami sooritasin esimese korraga. Ma pole varasemalt otseselt tsikliga sõitnud, ega ma pole kunagi fännanud tsikleid, aga lapsepõlves ma sõitsin hästi palju, või nooruspõlves sõitsin rolleriga ja ma arvan, et võib-olla ei mingi pisik külge, võib-olla mitte, aga ma otsustasin, ma tahan tsiklilube teha ja Start Autokool aitas mind sellega. Start Autokool on ka sellel aastal meie toetaja ja küsige soodustust ka, teevad kindlasti hinna veel paremaks. Kuigi minu meelest neil on niigi praegu liider hind, aga tasub uurida ka soodustust. No nii, meil on kõik trennid läbitud Vitalikul, meil on väike puhkepaus tehtud. Nüüd Vitalik läheb kvalifikatsiooni sõitma. Loodame, et kvalifikatsioon läheb väga hästi ja lõpuks jõuame me tandemitesse. Liiga lühikesed sokked oli.
kohtunike jaoks seda toimunud, mida nad näha ei soovi liiga palju sai, aga nüüd siis Vitali Kremilov temaga esimesest teisest tuule. Nüüd on kohe minu trenni aeg. Esimene grupp on peal, mina olen teises grupis. Davai, sõidame, teeme head trenni, et homme teha head tulemust.
nüüd ma võin julgelt öelda, et täna on meil laupäeva hommik. Kell on umbes 7 hetkel, okei, nüüd on juba rohkem, 7:30. Auto soojeneb ja siis hakkab meil trenn, 2 soojendusringi ja kogu aeg kvalifikatsioon otsa. Kes see teeb kell 8 hommikul trenni? Aga noh, meie teeme. Trennis saime aru, et mootor ei tööta. Praegu vahetasime küürad, vahetasime poolid. Ikka ei tööta. Hetkel veel ei tea, mis see asi on. Aga loodame, et leiame kiirelt lahend, sest kvalifikatsiooni aeg on juba. Kui auto
purinast me lahti ei saanud, aga ega meil väga variante ka pole. Lähme, sõidame, võidame ja siis tegeleme edasi, kui mingi paus jälle tekib. Kahjuks meie jaoks on see võistlus nädalavahetus läbi. Mina langesin välja top 32 lihtsalt sellepärast, et mul auto ei tööta. Ma arvan, et videost on väga hästi näha, et läheb kõik hästi, kuni on poole vahetus ja auto ei spooli üles ennast. No mitte kuidagi. Ja siis ma selle siduriga seal proovin ja pingutasin üle. Eessõit oli hästi, aga eessõit on alati lihtsam teha. Pole hullu. Aitäh, et sa vaatasid seda videot. Nagu ikka, võeta like, kirjuta kommentaar ja näeme juba varsti. Jälgi mind Facebookis, Instagramis ja YouTube'is ka. Tšau!